Tere, podcast 442, mu nimi on Ivan, mu kõrval Maarjo. Ahoi, ahoi. Me räägime täna Eesti jalgpallist, me räägime alati Eesti jalgpallist, väga palju räägime Eesti jalgpallist ja täna see episoodi, nagu ma ei tea, viimased umbes 60 me toome teie lihtsalt samast Põhjala sauna eesruumist. Kaksutame sulle praegu. 2 kuud sinuga saunas. Mis 2 kuud? No 60 päeva. No aga see ei ole ju terve päeva saunas, saad nagu tund aega sellest. See on nagu 60 tundi siis ju. Mõõdetud faktid, ära rikku ilusat lugu ära. Ja teine meie toetaja, suurtoetaja on EpicBet, kellel just täna salvestamise päeval tuli välja ülihea kampaania. Minu arust, ta ei ole kampaania, see ei ole selles mõttes, see ei lõppegi ära. See on asi, mis on nagu, kuidas feature, ehk siis... No lisand või ütleme... Jubin või midagi sellist. Ühesõnaga kõik... Juba ammu on tegelikult EpicBetis on võimalik jagada oma panust nii, et inimesed klikkab ja ilma suure vaevata kopeerib. See on eriti mugav, kui on nagu võib-olla pikem panus või peab otsima midagi. Aga nüüd on nii, et kui keegi kopeerib see panust ja reast panustab sellele ja ei cash out'i selle, siis sa saad preemiat. Kui see on eksisteeriv kasutaja, siis on 10 senti ja kui see on uus kasutaja, näiteks kui sul on mõni sõber, sa jagad talle, et Sapinen lööb Kalju vastu värava, ta kasutab selle, sellega avades konto sisse saad kohe 10 eurot. No täpselt ja selles mõttes on minu meelest sellised lahendused nagu alati väga head, et mulle meeldib alati öelda seda, et kui sa omad nagu millegi kohta nagu väga tugevat arvamust ja võib-olla mingid inimesed nagu ei ole sinuga nõus, siis päkki seda rahaga, et sa oled oma arvamuses nii kindel ja siis need inimesed, kes on sinuga samal meelel, saavad siis kaasa tulla, et kõik võidavad. Ja seda jagada saab EpicBeti tegelikult Telegrami grupis, et me pole seda liiga palju niimoodi reklaaminud, aga see on olemas, eksisteerib vahepeal, mul kuradi viimasel ajal ei lähe, et see on keskendunud selle asjale. Aga nüüd ma lähen puhkusele, nüüd ma saangi mõtted värskendada ja tulengi heade mõtetega tagasi. Tuled Lõuna-Euroopa jalgpallieksperdina tagasi. Ja, see on ka põhjus, miks järgmine episood on meil tegelikult külalisega ette salvestatud, et järgmine episood, kui midagi nüüd juhtub, siin nii tormilised asjad arenevad teatud suundades, et siis me kahjuks sellest ei saa järgmine rääkida, aga no võib-olla ongi hea. Vot, hakkame pihta selles mõttes. Esimene teema kohe. Maailmas juhtus 2 suurt asja see nädal. Esiteks Aivar Pohlaku need hääled või Aivar Pohlaku kandidatuur kinnitati valimistele, teiseks Paavst suri. Minu jaoks on juba, need on nagu 2 suurt isikut vaata ühes, et see on maailma mõttes suured uudised. Tegelikult Ukraina sõjad, need tarduvad selliste asjad. Ma ei tea nüüd jah, kumb see nagu uudis nagu rohkem maailma mõjutas, et siin mul nagu arvamus puudub. Ja või jalgpalli on jah. Et Paavsti surm seal selle tõttu ei saanud itaallased nagu mängida, kui see oli veel sellele, mis on see esmaspäev. Esmaspäev jah, pangapõha, mis iganes. Just, et selle ajal... Ja ka eestlane tegelikult ei saanud mängida esmaspäeval. Ja Dunjovi näiteks mõjutus on jah. Aga kui palju siit inimesi mõjutas see, et Aivar Pohlak tuli kandidatuuri veel, seda ma ei tea. No mitte kedagi ei mõjutanud selles mõttes, et isegi mitte nalja tehes, et kõik teadsid, ta tuleb välja suurte nii-öelda toetused. Ta ütles, et tal on 70 toetusäält, ta tuli 70. Kahjuks me küll ei tea, kes, või me ei tea täpselt nende nimekirja maimami, kes seal on, aga... No kui ühel pool on 18, teisel pool on 70 ja kokku on neid 103, siis suures plaanis jah, saab ju asjad kokku panna. Vot, aga arutame nüüd seda tegelikult, et vähemalt Ragnar Klavan üritab niimoodi avalikkuse ees jätta muljet, et see ei ole mitte midagi. Ei ole mitte midagi hullu, et need, kuna tuleb anonüümne hääletus, siis lihtsalt praegu Aivarile mõned klubid andsid mingi avansina selle, või mitte avansina, aga lihtsalt näidates just ka meelsust, et jumala eest midagi juhtuks ja siis hääletusel panevad vaata ikkagi sedeli õigesse urni nii-öelda, Klavan urni. Vot. Ja teisest küljest samas Aivar ütles, et nagu tegelikult on tal veel rohkem, et hääli tuleb mingi 80 ringis vaata, et kuidas sa nagu vaatad, loed neid sõnu, et kuidas sa ise ta ütlesid? No alustame juba sellest nagu Klavani poole pealt, et loomulikult siin valmisvõitluses peabki enesekindel olema ja isegi võib-olla ütleme nagu asju välja, mis nagu käesoleval hetkel niimoodi ei ole, aga mulle endal isegi nagu selles mõttes kui minule inimesele, kes nagu ootab nagu võimumuutust või võimupõret tähendab, et mulle endale nagu selle nurga alt meeldib isegi see olukord. Sellepärast, et kui me räägime nagu underdogi võidust, mida kahtlemata tänasel päeval veel Klavan on, siis mida segasem või sogasem on see vesi, seda tegelikult suurem tõenäosus on mingiks muutusteks, et kui pilt on nagu väga-väga selge, mida ta justkui nagu ühele poole sõnade kohaselt on,
siis tegelikult nagu mingit põnevust ei tule. Et selles mõttes, et mulle tegelikult meeldib see, et kui üldjuhul ma olen nagu nõus sellega, et asjad võiksid nagu avalikud olla. Mulle tegelikult isegi meeldib see, et need nii-öelda siis Pohlaku kandidatuuri allkirja andnud klubid ei ole hetkel avalikud. Nendega on võimalik tegelikult veel see vahemaa väga korralikult tööd teha vastaskandidaadil, ilma et nad peaksid mingit, ma ei tea, hukkamõistu olekspanu saama, et tegelikult me räägime kõik tegelikult ju enam teame, kes seal taga on. Aga ma olen selles mõttes ka kindlasti nagu veendunud, et seal on omajagu neid klubisi, kelle häält on võimalik püüda. Mis klubisid? No räägin selles mõttes, et ma hakkasin nagu neid klubisi nimetama, et 70 klubi seal, et neid on ju omajagu. No ütleme nii, et mõtlen, et see anonüümsus pigem on isegi Ragnar Klavani kasuks antud juhul on ju. Ma olen alati see mitte 100% avaliku informatsiooni toetaja, aga nagu põhimõtteliselt mulle meeldib, mida läbipaistvamad asjad on, seda paremad, et mul siin oli, et keegi jalgpallihaiglast väga pingsalt jälgib seda, mida me ütleme ja kirjutame ka Telegramis ja siis edastab selle Frankile, kes pärast mind kas kuskil üritusel või chatides pommitab asjadega, et tegelikult jalgpallihaigla, ma sain aru ka, näiteks on pannud mingid, ma ei tea, kuidas seda nimetada, mingid punktid, mida nad ootavad, nii on vist õige öelda. Ja siis on nad edastanud, mina näiteks, ma ütlesin Frankile ka, et minu arust võiks need nagu selles mõttes avalikud olla, et miks need peavad salajased olema, nagu paneme kirja, esimene faas võiks olla, et küsime kõikide liikmete käest, aga mina ei ole jalgpallihaigla liige Eiga selles mõttes, et nii täpselt ongi, ma ütlesin minust väga õigesti, et sina ei ole jalgpallihaigla liige, samamoodi mina ei ole pilkult öeldes Tartu Tammeka liige, mina ei pea teadma seda, mida Tartu Tammeka klubina tahab uuelt presidendilt. Minul ei ole seda vaja teada ja ma ei peagi seda teadma. Mina konkreetse juhul, mina olen võib-olla ühe klubiga seotud, et seda infot ma võiks tegelikult mingil nagu nurga alt saada, aga ülejäänud, ma arvan, klubides ja arvamused, see ma ütlen, ei peagi olema. Ja see ühest küljest teisest küljest on see, et kui me tahame päriselt asjad üle arutleda mingi nagu selles mõttes mitte debatt nagu show, aga olekski päriselt nagu edasiviiv arutelu, siis me peame ikkagi enam aru saama, mida klubid nagu tahavad ja siis nagu kõiki nii-öelda arvamustest aru saama, et see, ma saan aru, tore kuskil kohvinurgas või kuskil autos keegi omavahel vestleb ja tore on, et vesteldakse ja peabki palju vestlema, aga lõpuks aga selliste nagu see Klavani kärajate üritus, see tegelikult ju seda eesmärki nagu täidabki, et need klubid tulekski sellises nagu ruumis, kus on kõik avalikult kohad, tulevad kohale, väike klubi räägib oma muredest, suurem klubi räägib oma muredest, kuskil jõutakse nagu keskteeni, et ma arvan, et see ongi täpselt see ju platvorm. Ja mulle see, ma saan aru jälle, et klubid valivad ja mõned klubid ei valigi ja see lõpuks on, et asi on nagu selles valimiskampaanias ja nii edasi, aga tegelikult mulle ikkagi ei meeldi, et see lõpuks me kõik kitsendame selle jalgpalli mingite väga teatud inimeste sekka ja teatud inimesed nagu valivad, et ma nagu olen nõus Ragnariga, et jalgpall on nagu kõigile, aga et sellest oleks nagu loosungist kaugemal, siis me peame nagu kõik selle nimel vaeva nägema minu arust. Vot siuke, et lõpuks me jääme jälle, et läheb Aivar ära, siis on nagu ainult, ma ei tea, nende klubide asi, vaata umbes, me ei tea, et see kampaania nüüd Team Klav minu arust meil Telegramis, ma mäleta, kes seda kirjutas, et ütles, et vaata, et ongi tegelikult, et seda naeruvääristati, et vaata mingi Tanu Saagimid ja nii aga tegelikult ma kordan jälle, mida on jalgpalliliit, mida on Aivar Pohlak teinud, et selle viimase 30 aasta jooksul oleks jalgpall nagu kõigile, nagu ta on päris jalgpallikultuuriga riikides, kus ongi, et ma ei tea, alates põllumajandusministrist kuni mingist meelelahutus saatejuhist, need kõik hoolivad mingist klubist, koondist ja nii edasi, et mida te olete teinud, et see on nagu, see samm näitab, et neil on tõsi taga ja nad tahavadki viia jalgpalli kaugema, see mulle meeldib. Ja, seda me rääksime tegelikult eelmine nädal, vaata, kui need juba särid hakkasid nagu välja tulema, et siuke ühiskonnategelaste, ütleme nüüd siis, ma ei tea, ühiskondlik liikumine ka veel selle juures, et ma vaatasin siin, ma ei tea, täna me salvestame siin neljapäeva hommikul juba üle 8 inimese on ikkagi oma allkirja andnud, et ma panin ka. See ei ole allkirjas, on lihtsalt Google kontoga liitud. No jah, ütleme, kuidas iganes me seda ütleme, sa andsid märku endast, on. Kui me paneme sellesse nagu mingisse proportsiooni, siis Eesti jalgpalli mõistis tegelikult, ma arvan, see on juba päris arvestatav inimeste hulk, et see on niisuguse väga korraliku premium-liiga mängu külastatavus, et ja kindlasti see number, ma arvan, märgatavalt veel siin lähipäevadel, lähinädalatel kasvab, kui need kampaaniad lähevad suuremaks.
vot, jah, tõesti ja mis ma tahtsin. Ma muidu mainin veel sellega ära, et jalgpallihaigla näiteks on üks nendest siis, mis on meil seal 18 ja palju meil tuli, kes siis jäänud nii-öelda kummalegi kandidaatide seda toetusallkirja valimistele. Ei, täitsa okei, mul selles ma ei ole nagu jällegi, mul ei ole etteheidet ühelegi klubile selles mõttes, et kas sa andsid kellelegi või ei andnud, et seal on nagu pigem see, et tahaks aru saada, mida ise ka tahate vaata, et väga tihti me kuuleme, aga mis on su programm Cloud on ju, aga ma tahaks teada, mida teie tahate, mida te päriselt tahate. Jaa, aga vaata, tulge välja, rääkige. Ei, ma räägin, tegelikult see ongi nagu selles mõttes on probleem, mitte see, et nagu sina seda teada ei saa, mis võib ka kellelegi probleem olla, aga need probleemid, need ei ole ju mingi abstraktsed, et meil on siin üks asi, kaks asja, kolm asja. Okei, enamus, kes tegelevad noortetööga, on kindlasti nagu ühine joon on see, et noortetreenerite palgatase, kvalifikatsioon, kõik asjad peab paranema. Aga kui me räägime siin Tallinna klubidest, Ida-Virumaa klubidest, väiksematest Lõuna-Eesti klubidest või lõpuks fänniorganisatsioonidest, need tahavad absoluutselt erinevaid asju, et seal mingit nagu, ma ei tea, ühist punkti nagu selle jalgpalli loogikas, et okei, räägime sellest võib-olla avatud juhtimisest, vastutusest, et seda võib-olla mingil määral isegi, ma ei ütle, et nagu suurem osa tahab, aga märkimisväärne osa tahab, aga need jalgpallised küsimused on, ütleme, need on ikka väga-väga erinevad. No aga kuidas, aga ongi, aga võtame nüüd, see on natuke teine asi, aga poliitika samamoodi, sa ei saa ju ma ei tea, Kaja Kallas ja Jüri Ratas kandideerivad loomulikult, nad ei, seal arutletakse reaalselt erinevatel nagu vaata valimiseelselt on need mingid debatiõhtud, mis iganes ongi, et võetakse ette, ma ei tea, haridus, ma ei tea, meditsiin, majandus ja nii edasi, loomulikult sa ei saagi need kõik ühte patta panna, et see mulle üldse ei meeldi, et tulebki mingi üks debatt ja kõik vaatad, reaalselt tegelikult peakski need kõik teemad kuidagi ära struktureerima enam-vähem ongi ma ei tea, fännlus, kaasaelamine, publik ja nii edasi ja huvi jalgpalli vastu on ju. Mingi jalgpallimajandus eraldi, noortetöö eraldi, vot kuidagi niimoodi ja igas selles nii-öelda arutelus ei peagi samad inimesed osalema, et ongi, et võib-olla noortetöös tulevadki rohkem sellised klubid, kes panustavad selle, võib-olla mingid tippklubid annavad oma sisendi ja nii edasi ja mingid väiksemad lõuna, aga nagu seal ei ole fännidel ju tegelikult mitte midagi öelda, mida mul fännina on öelda noortetööst reaalselt ei ole. Ja siis samas tuleb enam-vähem Premium Liiga atraktiivsus, seal peaksid olema tegelikult fännid kaasatud ja nii edasi. Sellega ma olen nõus, mis muidugi nagu väliselt ka, et lisaks sellele Team Klaavani arengule siis alustas ju ka Klaavani tiim nagu oma podcastiga, et isegi kuulas. Nad üritavad justkui nagu ära struktuurida. Täpselt, esimene osa oli siis noortetööst, tähendab noortetreeneritest, et sealt ma arvan, et ma ise tahan ka loota, et mingil päeval me jõuame tõesti sinna, et kuidas see Eesti jalgpalli nagu seksikamas ka ikkagi teha, et ma arvan, et see on ikkagi väga märkimisväärne osa, aga kordan veel ennast, mis ma olen siin nagu nende kampaania hetkedel korranud, siis minu maitse kohaselt räägitakse ka, ütleme siis Klaavani tiimis sellest hetkel liiga vähe. Ja üks asi ka, me proovime ka, vähemalt mis proovi vahet ei ole, on ju. Tegelikult ma ei hakka ette kujutama, et mina või tribüün on midagi väga suurt või tähtsat, aga me ka vähemalt kirjutasime, mis on see e-mail, mis on see üldine, et vastust pole saanud. Võib-olla meid ei taheta, võib-olla seda ei pandud tähele, eks ma korra kirjutan veel. Või tagasisidet on piisavalt palju. Või on juba piisavalt palju, et see on ka, et me ei saa, ei saa öelda, et kõik on super hästi. Või et kui mingi asi, mis mulle meeldiks, nagu ei toimu, siis ma vaikin selle maha. Ei. Aga see selleks, ütleme, minu jaoks on lihtsalt see 2 kuud, 2 kuuga ei jõua kõik arutleda ausalt öeldes ja ma räägin, et tegelikult peabki, me jõuame edasi, kui on mõlema nagu kas mitte mõlema leeri, aga on võimalik palju erinevaid nagu arvamusi ja siis me jõuame edasi, et kui me, et tore on, et Team Klaavan teeb seal ja seal, aga nagu need podcastid on kõik nagu ühele poole, siis on Pohlaku meelsamad inimesed, neil on ka nagu kõik ühele poole, et me lõpuks kuidagi lihtsalt kõik räägivad sellest, mis nagu neile meeldib. Ja, aga vaata, aga siin ei käigi nagu selles mõttes, mitte kuskil ei käi äärmuste nii-öelda häälte eest võitlemine, ma räägin, ei käi see tavapoliitikas, ei käi see jalgpallipoliitikas. Sa võitled nende eest, kes on tsentris, keda on võimalik lükata ühelt poolt teisele poole, teiselt poolt ühele poole, siis vastavalt sellele, et mis on su nii-öelda need sõnumid, et kui sa oled, ma ei tea, kui sa oled tõesti 20 aastat Pohlakut kinnisilmi toetanud,
kõik asjad, mis ta on teinud, on sinu arvates õige, Eesti jalgpall on õigel teel olnud, no siis tegelikult sa seda enam kätte ei saa. Samamoodi nagu sa ei saa, ma ei tea, meie podcasti siin rääkima või ütleme meie keskkonda, et jalgpallis oleks nagu jube hästi olnud, et meil siin kõik on nagu jube meeldinud. No ei saa, meie arvamused on nagu väga ühes suunas olnud selle koha pealt ja me oleme ka ikkagi mingi nurgalt, me oleme äärmuses. Mõni teine saatejuht, ajakirjanik on totaalselt teises äärmuses, ei saa teda teisele poole. Ma ei tea ühtegi sellist. No mõned on meil on ja. Aga mis on nagu huvitav, mis ma tegelikult veel ühe nagu mõtte, sina vist kirjutasid ka Telegrammi, et kas keskmine nii-öelda Flora fänn peaks tahtma üldse nii-öelda jalgpallis juhtimises siis nagu muutust. Ma jäin nagu selle peale mõtlema, et see on minu meelest nagu huvitav teema, et kui ma paneksin nagu ennast sinna konteksti, et kas ma oleks siis nagu Flora fänn või näiteks ütleme, okei, ma olen... Sa on ikka päris perses õhtu, kui sa paned edast Flora fännina. No me võime seda natuke mängida, et okei, et ma olen Kalju fänn ja siis Kuno Tehva on jalgpalliliidu president ja kõik on nagu Eesti jalgpalli juhtimises samamoodi, lihtsalt siis nii-öelda ma võin öelda siis Kalju hüvanguks oleks sain, et mis oleks nagu minu emotsioonid. Ja tegelikult reaalselt nii hull, kui sa ei ole, või midagi isegi nagu hull, aga millest nagu mõtleb fänn? Mõtleb Inglismaal, mõtleb Eestis. Oma klubi. Kõige tähtsam asi on oma klubi võit, positiivsed emotsioonid. Kui see keskkond soodustab seda, et minu klubil läheks hästi, siis ma reaalselt olekski kõigega jumala rahul. Et ma räägin, nende Newcastle'i fännid on täit aastat suva, kes see raha tuleb Saudi Araabiast, senimaani kui läheb hästi. Mitte midagi muud, ütleme, spordifänni jaoks tegelikult ei mõjuta kui tulemus. Kui 2011 olid ka ju tegelikult juba aastaid ja isegi aastakümneid või aastakümme olid üleval ju erinevad pohlakuskandaalid. No mitte keegi reaalselt, okei, võib-olla mingi üks hääl kõrbes rääkis, et Eesti jalgpalli vajaks, ma ei tea, uut inimeste etteotsa või uusi tuuli või kuigi need samad asjad käisid nagu enne, käisid ikka läbi, aga tol perioodil, kui läheb hästi. Kui praegu läheks ka Eestile, mängiks EM-il siin või tähendab oleks mänginud EM-il. Reaalselt me mitte keegi ei räägiks seda, et see avatud juhtimine on väga hea ja muud asjad, et see mikromanageerimine on kehva seal jalgpalliliidus. Üks küsimus, sportlik tulemus, kõik on rahul. Et niimoodi see tegelikult on maailmas. Võimalik. Ma räägin, Maarja õhtused mõtted on väga huvitavad vahepeal. Jah, filosoofilised. Kuule, aga rääkides Flora fännidest, mingi teema on ju nüüd, nii palju kui mu kõrvu on jõudnud see mingid kuradi vene tüübid on hakanud sinna ilmuma ja muidu tore küll, aga kui see Putin Huilo laul hakkab kõlama, siis nad nagu väga kaasa ei tule. Üldse tundub, et mingi provokatsioon seal on. Et ma ise nägin ka mingi politsei seda, minu arust oli Paide mängus politsei mingi eskort seal. Flora mänge on jah, ütleme, politseiautod on keskmisest rohkem, et kui maailmas lähed jalgpalli vaatama, siis näed erinevaid turvatöötajaid ja ma ei tea, eribrigaade ja politseisi päris palju, siis Eesti Premium liigas arvan seda nagu liiga tihti ei ole näha olnud, aga nüüd on jah, Flora mängudel on, viimastel mängudel on siin, ma ei tea, politsei ekipaasid on väljas olnud. See on mingi provokatiivsed, mingid fännid on sinna tekkinud, et no ütleme... Kas nad ronivad siis sinna täitsa sektorisse iseseisvalt või kuidas seda? Ma täpselt ei tea, ma lihtsalt tean nii palju, et mingit vene keelt kõnelevad inimesed tahtsid, ma ei tea, mingit provokatsioone korraldada. Ma kuulsin juba, et seal derbi ajal oli midagi, aga siis need vennad kuidagi eraldati kiirelt on ju, aga nüüd see, et nad nagu jätkavad, see on nagu siuke, üldiselt kui see on siuke, veidi, kui see on lihtsalt mingi nooruslik uljus, shit happens on ja kui see on nagu päris mingi koordineeritud asi, siis natuke hirmutav, ütleme nii. No jah, me elame sellises maailmas, et on kindlasti teema, millega siis, ma ei tea, vastavad asutused peavad tegelema ja ütleme, ega see politsei seal ilmselt niisama ei ole, et mingi ohuhinnang selline on. Vaata, Floral on vähemalt nagu siuke kriitiline kogus fänne, kes nagu suudavad esiteks vastu hakata, teiseks nagu midagi teha on ju. Aga meil on ju klubisid, ma ei tea, tuleb pitlikud öeldes Tallinna Kalevi mängule on ju. Mingisugune... No ma arvan, me ei pea nagu Tallinna Kalevitki võtma, me võime vabalt võtta, ma arvan nagu kõige parem märk on pikalt öeldes, ma ei tea, Narva Trans näiteks on ju, et väga üheselt meelestatud inimesed hakkavad seal, ma ei tea, ütleme, et see spordivõistlused on üle maailma, et Eestis ta ei ole küll sellisel tasandil, aga spordivõistlused on ju, ma ei tea, igasugused terroriaktid meeleavalduste jaoks on ju väga ideaalne platvorm, et see on asi, millele ma tegelikult ise ka ei ole nagu varasemalt üldse mõelnudki, aga praeguses nii-öelda sõjaolukorras on kindlasti see teema, mis võib meil ka siin esile kerkima hakata. No ühesõnaga need, kes peaksid seda jälgima, võiksid nüüd pinksamalt jälgida. Vot. Aga räägime edasi, kui me Premier League'ist rääksime, nagu ma
kunagi kuu aega tagasi ütlesin, siis me hakkame vahepeal jõujooni paika panema. Power ranking. Power ranking just neile, kes ei saa aru, mida täpselt üritame, on see, et me ei vaata nagu, no vaatame ka tabelit muidugi, aga see on see, et me üritame hinnata nagu sellist mängulist tugevust, et kui hüpoteetiline võistkond mängiks sellega, et kes oleks nagu kõige ebameeldivam ja kes oleks kõige meeldivam vastama või kuidagi niimoodi. Vot, et kuna ma nagu kirja ei viitsinud panna, ja meil nagu nii need arvamused erinesid on ja me ei pannud nagu mingit ühtset, siis vahet ei ole, lihtsalt hakkame. Aga ma ei tea, kas erinesid? Ei erinesid küll, natuke oli seal erinevusi, aga vahet ei ole, ärme nagu kinni jää sellesse, mis oli kuu aega tagasi. Võib-olla pärast võtame nii palju kokku. Ja, ma mõtlesin seekord me ei tea. Seekord me ei tea küll. Vot, aga alustame, kas Power Rankingus on meil endiselt Levadia number 1? No minul on number 1 igatahes. No mul on ka number 1, aga eelne mäng, ütleme nii, et mitte isegi eelne mäng. Ütle nii, et jätame selle Kalevi välja, sest kas Kalevi meil mõne viimane ka või? No selles mõttes mul jääb viimaseks, aga ta on mul siuke küsimärgiga viimane. Okay, siis ärme ühesõnaga Levadia on esimene, me jätame selle mängu Kalevi välja, siis kui panna tegelikult sinna mängudki Transi, Kalju, Flora ja Paide vastu, siis ma ütlen nii, et eelmine kord, kui me paar rankingut tegime, siis minu arust see edu oli suurem. Oli nagu tundus Levadia suurem. Ma olen nõus sellega, aga igasuguste nende rankingute nagu, ma ei tea, kas probleem või selline, tegelikult vaata nüüd meil on veerand hooajast on mängitud, et tegelikult sa selle üldise nagu rankingu mõttes peaksid nagu vaatama nagu kogu seda 9 vooru, aga paratamatult need viimased 2-3 mängu on nagu rohkem mõjutavad arvamust. Aga me peamegi tegelikult vaatama, sest me vaatame antud hetke, me ei vaata seda, mis seal kuus on. Näiteks selle sama mänguga seoses mul tegelikult nagu, ma mõtlesin selle tabeli nagu enne ka välja, mul selle 9. vooruga tegelikult siin nii mõnigi koht tegelikult muutus seal tabelis, et kuidas need viimased mängud olid. Aga ma olen nõus sellega, et Levadia on küll, ma ütlen, selle esimese vooru põhjal oli Eesti parim jalgpallivõistkond, aga oluliselt väiksemal määral, kui siis ma oleks nagu eeldanud. Ja, Levadial on umbes 2 kuud aega, et nagu enda mängu parandada. Ma arvan, et me kõik saame aru, et sükse mänguga Levadia sügisel Euroopas ei mängi ja ongi kõik. Täitsa reaalne, et nad suudavad seda nagu parandada, ma mõtlen. Aga hetkel, ma arvan, et see hooaja algus, mis meil oli, et nüüd on hooaja algus läbi juba. Nüüd on vaja nagu hakata juba mõtlema, sest et see see selleks teine värav oli ka veel kõige lisaks ülimalt debiilne lihtsalt, mis tõesti, et selliseid asju juhtub jalgpallis paratamatult. Ma ütlen kusjuures, et suurem murekoht minu jaoks oli tegelikult Levadia esimene värav. Et see oli, ütleme, teine on siuke mingid taased nagu ebaõnnestumised tulevad kokku. Kas see, et Lepist vahetati, kas oli nagu siuke emotsionaalne käik või? Sest ta vahetas välja, pandi Tammik sisse lihtsalt, see oli nagu nii kuradi. Ma arvan, et selle eesmärk oli tegelikult ikkagi standardolukorrad, et Tammik oli uue alguses standardites väga tugev. Sest et mäletad, kui Tammik eksis Pärnus, siis poole oli vahetati teda Lepistu vastu ära. Ega selles mõttes ma küll ei usu, et konkreetsel juhul oli tegemist sellega, et kui mees saad nüüd keerasid käki kokku, me võtame sind selle pärast välja, aga Levadial on seda nii-öelda pinki olemas, et siuksed liigutused teha. Kusjuures mängu lõpus oli välja see Kurro intervjuu, kus ta rääkis hästi rahulikult, ei mul vaata, minu meelest mängijad andsid nendest kõik, mul ei ole midagi ette heita ja seal nägu oli täpselt siuke, et kohe kui see intekkesse läbi ja ta läks riietusruumi, ma arvan, et seal tuli siuke puta, et mine pekkida, see oli täpselt siuke, vaata, ma hoian ennast selle intervjuu jaoks tagasi ja ma lähen ja ma kuradi teen niimoodi neile, täpselt see nagu, ma kuulasin ja vaatasin seda enne rääkis, aga sorry, ma segasin seda vahel. Ega mul sellega koha pealt nagu rohkem midagi tarka lisada. Ei, sa rääkisid, et esimene värav oli sul. Seda, et esimene värav tegelikult minu jaoks oli isegi nagu suurem murekoht, et kuidas ikkagi kasti kaitsmises nagu nii valesti platseeritud on mängijad, et see on nagu siuke, pigem oli nagu süstemaatiline viga isegi, teine lihtsalt on õnnetus. Vot. Nii, aga sa ütlesid, et panen teise koha, Flora on minul teine koht. Nõus, minul on ka Flora. Et see, mis ma arvasin, et hooajal juhtub ja see, minu arust Flora, ma arvan, et hooajal oli see episood, ma ei saanud kõiki enda mõtteid nagu välja öelda, aga täpselt ma enda peas ennustasin Florat kõige paremini, nagu mulle nii tundub, et ma ei saa öelda, et nad on super head, loomulikult isegi see Harju mänge näitas, et seal jumala palju kitsas kohti ja Paide oleks võinud vabalt viigistada nende vastu ja Kaljuga nad tegelikult ju põhimõtteliselt ju
ma võin öelda, et Kalju lagunas, aga lõpuks oli see karistuslöök on ja nii edasi, aga nagu nad võtavad punkte ja nad liiguvad enda suunas ja neil on Zappinen on ikka fucking hea relv. No. Minu arust teine hooaeg järjest näitab, et ikkagi tugev ründaja Premium liigas, see on ikka suur valuuta, midagi see öelda. No ma ei viitsi ennast korrata, aga ma olen alati öelnud, et see Eesti liigas on Premium liigas väga lihtne. 3 mängijat ja sul ülejäänud asjad võid sinna jooksma panna ja saad mängida küll, et kes kaitse, kes poolik ja ründaja, et Floral on natuke mingi normaalne väravat võiks. No, Floral on täpselt see olemas. Ma ütlen, et võta sealt võistkonnast, ütleme, kui tulevad mingid vigastused, võta sealt ära Zappinen, Poom, Tõugjas. See asi jookseb niimoodi kokku, et sa ei saa aru ka, mis seal enam. See võistkond mängib sul seal 6. kohale kohene. Et need 3 mängijat on seal nii olulised hetkel, et aga jaa, ei, Flora on hea, pole midagi öelda, et mulle tegelikult nagu jõhkralt meeldis, mitte et mulle Flora nagu edu puhul midagi üldse meeldima peaks, aga see, kuidas nad tegelikult selle vähemuses Levadia vastu ära kaitsesid. Ja. Väga hea kaitsetöö, no väga hea kaitsetöö. Põhimõtteliselt nagu vähemuses olles seal isegi ääre nagu ründajad, kogu oli Levadia 1 ääre ründa oli 2 kaitsealaga, et kogu on julgestus olemas, et jah, et Siljev teeb head tööd. Head tööd on tehtud, et algus oli väga muret tekitav. Et no Trans ja no ütleme nii, et Vapruse vastu oli kingitus Vaprusele ja tegelikult nüüd me näeme, et kingitus konkurentidele. Ilma selleta on Flora liider. No nüüd ongi pärast seda, neil on siis 6 võitu ja viik Levadiaga, et nad on ikka väga hea seeria hetkel. Isegi Transiga viik võib-olla ei ole nii selles mõttes kriitiline, sest et Transiga tõenäoliselt kaotavad kõik veel mingil määral punkte on ja üldse, mis me räägime Transist, Trans on ikka seal eurokohtade kohal ilusti. Aga just see Vaprusele kodus kaotamine, see on päris sükke valus neil. Nagu teil oli kodus viik Tammekaga on ju ka sükke rumal punkti kaotus. Ja Paidel ei ole nagu selles mõttes rumalaid, et Transile ja Flora Levadia kaotas punkte Flora ja siis Paidega. Aga teil on siis see Tammeka ja Floral on Vaprus. Okei, näed, esimene teine on meil samad. Sa ütlesid enne, et sa vahetasid mingi asi vahetus ja mul ka viimane mäng vahetas, nüüd ma panen Paide 3. No täpselt sama vahetus. Muidu mul oleks Paide 5 olnud, reaalselt mul oleks Paide olnud 5. No mul Paide 5 poleks olnud, Paide oleks mul 4 olnud, aga... Ei, oleks 5 olnud, aga siis see Transi mäng Pärnus oli ka suke, et saad aru, aga ta kindlasti oleks Kaljust ees. No on täpselt sama. Aga see viimane mäng, ma pean kiitma selles mõttes Paidit. Mina ei oleks oodanud, et üldse Paide nii palju võimalusi tekitab. See on võib-olla küsimus ka Levadiale, aga pärast Flora mängu, minu arust Flora vastu olid nii mõnnetud, kui üldse võimalik on. Ja siis, ja lasti vaata värav. No teine poolek tegelikult, ütleme, kui seal teine poolek suusad ja asjad tulid Flora vastu sisse, siis tegelikult oli ka juba päris okei oli, aga tegelikult see oli loogiline ka, et nemad ründavad selles mõttes, aga Levadia tegelikult alustas hästi Paide vastu, aga nagu kuidagi tihti peale vaata Paide vajub ära, et kui mäng ei lähe, siis ei lähe, aga nüüd nagu suudeti ennast kokku võtta, nagu leiti see sisemine mingisugune, mitte motivatsioon, aga sisemine ressurss, kuidas mäng ümber pöörata endast tugeva vastase vastu ja see suudeti väga hea. Paide näitas, et ta on veel endiselt tiitlimängus hetkel vähemalt, et täitsa 3. minu jaoks. Aga Florast Flora on kuidagi lihtsalt stabiilsem minu arust. Paidel on need kõikumised liiga hullud ja Paidel oli ründajad. Eilne mäng näitaski, et saab väga hästi ka ilma ründajata mängida suuri mänge, et kui muidu oleme siin ka Stoikovitsi nagu kõvasti uritanud selle taktika asjade eest, siis eile on see koht küll, kus ma ütlen, et see 2 alumisega töötas lihtsalt ideaalselt ja kui need ütleme, Joao Pedro võeti eile totaalselt mängust välja, Musaba on üldse lihtsalt kehv olnud see aasta, et see töötas nii hästi ja kui need pallid kätte said seal, see olid kohe vabad tsoonid olemas, et mulle väga meeldis eile Paide esitus, et väga-väga hea mäng ja see oli tegelikult isegi, ma arvan, see oli selle hooaja nagu kõige parem mäng intensiivsuse mõttes ja ka taseme mõttes. Üks paremaid kindlasti, üks paremaid, jah. Et täitsa nauditav oli vaadata, et ei olnud üldse nagu paha seda mängu vaadata eile. Vot, 4. on mul Kalju. Jah, Kalju mul oli 3, aga pean ta ikkagi nagu 4. praegu paigutada. Kalju, selles mõttes rankinguks, et hea, et ta võtsid need punktid, mis on vaja võtta. Üldiselt ma ei mäleta, et teil oleks väga palju, Transi vastu oli see koht, saite selle võidu kätte, et seal võis nagu seda libastumist võis näha, aga tänud Matrossovile natuke ja tegelikult enda võimalused lõidi ka ära selle esimese. Et jah, Transit olete minu arust tugevamad selles mõttes. No Kalju puhul on siin, kuidas ma siis nagu ütlen, et ma olen nagu, kõik need 9 mängu oli minu meelest olid suhteliselt sama põhimõttega, et siuke 45-60 minutit oli kas hea
või väga hea esitus. Ja siis selline 30 minutit oli nagu igas mängus oli kehv või väga kehv esitus. Et tegelikult, et noh, ma räägin, see ründemäng on tegelikult ladus ikkagi, et noh, see võib siin nagu, ma ei tea, kritiseerida, et see kui Lerme seal tõmbab iga kord 3 konksu üle, aga noh, tegelikult ta on jätkuvalt, noh, ta suudab kõige rohkem ikkagi olenud sellest, suudab peallööke teha. Veits nagu ei karda, et liiga suur sõltuvus temast on. Ei, ütleme, ta läheb suvel minema selles mõttes. Te ei saa, aga ma ütlen, et tegelikult kes on selle hooaja ja just nende, mis ma ütlesin, et 60 minutit on hea ja 30 minutit on kehv. Kes on totaalne key player Nõmme Kaljul see aasta? Nikita Ivanov. Jah, tahtsin ka öelda. No mega hea. Ma olen siuke fänn, ma andsin talle isegi juba Kalju fännide hääletusel, Märtsis andsin kuu parima, kus ta veel tegelikult nagu nii hea ei olnud. Aga siin aprillis, ütleme, et reaalselt kõik hetked, kus mängud on käest alla läinud, Flora vastu 60 tema välja, Transi vastu 60 tema välja, mäng laguneb. Kalevi vastu esine poolek teda ei olnud. Kalevi vastu esine poolega ei olnud, et põhimõtteliselt siis, kui on Kalju on hea, siis on Ivanov on keskses rollis, et ma olen tegelikult seda ammu oodanud, et ma olin tegelikult väga suur fänn, kui ta seal Legionis oli, siis ta läks sinna Sloveeniasse ebaõnnestus ja need 1,5 aastat olid Kaljus olid tegelikult, enne seda olid ikka väga õnnetud, et aga nüüd on lõpuks avanemine tulnud, et ma ootan väga põnevusega, et ma ütlen ausalt, siin on praegu Eesti koondise tase on selle esimese ringiga. No vaatame, kui palju ta suudab seda taset hoida. Täpselt, absoluutselt, see on lõpuks näitab, aga need märgid on positiivsed. Mis märgid ei ole positiivsed, on see, et Maksim Pavlov on pidanud tegema rohkem tõrjeid kui Ott Nõmm ja Ivan Spaturins, et ja noh, olemata sellest on tegelikult Kaljule löödud veel väga palju taha, et no kui lihtsalt on ikkagi võimalik Kalju vastu peale lõkkedeni jõuda, et no lubamatu. Eriti see Kalevi esine poolega oli ikka täitsa kuradi avarii, mis tal seal toimus. No see oli avarii ja ma ütlen, et tegelikult oli, sa ütlesid, et Narva vastu oli võimalik punkte kaotada, no totaalne õnn oli lihtsalt, et ei kaotatud. Narvast oli vastupidi mängu lõpp täitsa. See lagunes no nii ära lihtsalt, et täiesti tühjast kohast lagunes nii ära, et hoia hinge kinni seal. Et stabiilsust 0 hetkel, et ma ei tea, kui ütleme, ma tõin selle nagu Ivanovi siin välja, et tegelikult lõpuks ei ole ainult tema küsimus ka, et seal mängijad ikkagi peavad suutma kontsentreeruda ikka terve mängu jaoks. No kui sa peaksid mingit panust jagama, mitte praegu KF-id, võib-olla isegi on väljas, ma ei vaadanud, kui sa peaksid jagama ühte, üritada võimalikult neutraalne olla, siis mäng Flora vastu, mis oleks? No ma annan -25 handicap'i annan Florale, ehk siis 2,1 umbes. Okei, selge. Flora siis. Arusaadav. Nii, 5 on Trans, ei midagi üllatud teistest tagumistest tugevam ja seda näitavad igas mängus põhimõtteliselt. Ja top 4-le minu arust mängulist ikka ei kündi kahjuks ja seal ma hakkasin mõtlema, et kurat, kui ikka nagu minu arust Kožuhovski pigistab praegu juba Transist maksimum välja. See on nagu kiiduväärt töö. Okei, ja võib veel rohkem olla, aga nagu maksimumi lähedaselt juba mängib Trans. Ja siis ma hakkasin üks päev mõtlema, sina mõtled, kuidas sa oleksid Flora fänn, mina mõtlesin, et kurat, kas tõesti eurokarikates saab võistkond, kus mängib Ivanjušin ääre peal wingback. No eurokarikates õnneks ei pea kohustuslik arv eestlasi väljakule panema, et kui kes Ivanjušini asemel mängiks seal, siis keda ta paneks seal? Ta on võtmemängija seal tiimis. Paned selle Toku, paned wingbacki mängima. Kus juures tegelikult see on nagu väga huvitav point, mille peale ma ise ka mõtlesin, et kui ma ütlen, et nagu üks positsioon Eestis on nagu päris okeilt kaetud, et millega on võimalik Eesti liigas katta vähemalt, ütleme, kui sul on nagu 3 kaitset, siis tegelikult võiks katta ikkagi 2 eestlast või kui sul on 2 keskkaitset, võiks olla vähemalt 1 eestlane. Ja Trans mängib, meil on 5 regionali võimalik panna, 3 keskkaitset on välismaalased. Kuigi eile oli vist... Eile oli ka. Oli või? Kurat, okei. Eile oli Bondar ja ei pingile. Ja nad roteerivad lihtsalt. Et see on selles mõttes, et no võib-olla nad ei saanud ühtegi siis Eesti, ma ei tea, passiga korralik keskkaitset sinna, aga ma ütlen, see on see ikka koht, kuhu ei tohi kunagi, näiteks Harju näitel, ma ütlen, legionärist väravahti, Eesti liigas ei tohi võtta, sellise tasemel. Kui sa oled võib-olla tippvõistkond ja sul on mingit väravahti vaja, siis võid võtta, aga ütleme, mingi tabeli lõpusats ei tohi välismaalt väravahti võtta. Meil on korralik väravahti siin Eesti turul piisavalt olemas, kes võiks Eesti liiga lõpus mängida. Aga kus jõuda nagu Narvaga edasi, siis kus on ikkagi see areng toimunud? Seda arengut mina ootasin on see, et isegi kui see esitus ei ole kõige parem, siis need Vaprusvõõrsil, Harjuvõõrsil, Tammeka võõrsil, need võetakse ära. Kui nad hakkavad nüüd kodus ka võtma neid lõpuks on ja siis me hakkame rääkima, sest Narva kõik võivad rääkinud, äkki nüüd Fama katte vahetus aitab, ma ei tea,
sest Narva on tegelikult üllatavalt kehv kodus, vaata. Narva on kodus just nagu tagumisse satsi. Aga noh, seda ma olen ka öelnud, et ma räägin, et kui Narva on nagu top 4 vastu on kodus underdog või noh, ütleme siis, et neil on nagu võidukoormat ja sealt nad ikkagi omajagu saavad punkte kätte, samamoodi nad selle teise neliku vastu on nemad favoriidid ja sinna nad annavad, ehk siis noh, see Pharma klassika, et nõrgemal võistkonnal lihtsalt tekib eelis. Kes on sul 6? See on minu jaoks on see nagu shuffle, sest et iga mäng muudab nagu arvamust. No minu 6 on selge selles mõttes, see mul küsimus ei olnud, minu 6 on Harju. Ja vist küll jah, mul on ka just nagu selle pealt, kuidas nad just nende, mitte tippude vastu mängivad, aga nende ülejäänud vastu, et nendest ülejäändest on nagu mäng loogilisem, selgem ja kuidagi ja resultatiivsem hetkel. Et Harju on täpselt see, mitte et mul seal väga suur analüüs oli, sest ma lihtsalt ütlesin, et noh, uus võistkond on 10. vaata vahel, aga ikkagi minu ootusi on nad ületanud kindlasti. No, ma olin nagunii liiga skeptiline seda nagunii, aga isegi kui ma oleks positiivsem, on minu ootusi kindlasti ületanud. Esimese ringiga 10 punktina, ütleme, et paneme... No 40 nad muidugi ei saa. 40 nad ei saa, aga ütleme põhimõtteliselt pool, natuke ütleme mingi... No 25 on umbes vaja, siis on suht kindel, ma arvan. Jah, ütleme jah, et 25 on, siis peaks ikka kindel olema jah, et tegelikult on esimese veerandiga on tehtud juba väga hea eeltöö ära, et ja mitte mingi juhuslikud 10 punkti, vaid ma ütlen täitsa teenitud 10 punkti, et ma räägin, süsteem on paigas, treener, hinnatud treener, nüüd on need noormängijad, millest ma ka OL rääkisin, ongi sellised vanused, Karel Eerme-sugused mängijad, kellelt oodatakse, peavadki tegema, teevadki väga hästi teevad. Et seal tabeli lõpus on selliste mängijatega väga okei mängid ja ma arvangi, et mida ma arvasin tegelikult ka siis toona, et paberil minu jaoks Harju ongi selgelt tugevam kui näiteks Kalev või siis Kuressaare. Nii, kes on sul 7? Mul on 7, on niisugune 7,5, mul on 2 tiimi on 7. kohta jagamas. No vali üks ikkagi. Ma ütlen kohe mõlemad ära, selles mõttes, et minu jaoks jagavad Vaprus ja Kuressaare jagavad 7. ja 8. kohta. Okei, no mul on ikkagi Kuressaare kõrgem kui Vaprus. Mina arvan, et Vaprus on saanud isegi rohkem punkte, kui ta tegelikult peaks saama. Refereerin seda Flora mängu asja. Ei, need punktid said seetõttu, et Flora oli haavatav, aga eelkõige seetõttu, et nad ise mängisid väga hea mängu. Ei, mängisid väga hea mängu muidugi, aga lihtsalt, ma ei tea, paar nädalat hiljem nad ei oleks Flora ei oleks enam haavatav. Aga see selleks, see ei ole nende mure antud juhul, aga power rankingus ma paneks ikkagi Kuressaare ette. Üldse, ma tean, et punktid nagu väga ei kinnita seda, aga ma endiselt, mul oli Kuressaare mitmes, kui ma ennustan 7. Ja ma usun, et nad on ikkagi Vaprusest eespool ja Kalevist. Harjuga on panin puusse, aga nendest 2 ma arvan, et nad lõpetavad eespool. No mis puudutab Vaprust, siis jah, nende trend siin ringi lõpus oli kindlasti allapoole. Ja Vaprusel ma räägin, see pikas perspektiivis see pink, mis neil on, see ei ole see pink, millega hakata tugevdama kahjuks. Ja nüüd see Sepiku vigastus jälle vaata. Ja loomulikult see aprill-mai ongi väga tihe aeg, see ongi väga palju mänge ja siis sellised, ütleme, kui su pink on lühem või on nõrgem, siis see hakkabki väga nagu märku andma. Sellega nõus, aga miks ma ise näiteks Vapruse panin siis 7. kohta jagama, sest kui me paneme nagu võrdleme hetkel Kuressaare Vaprus, siis Kuressaare võitis selgelt Vaprust, oli mänguliselt parem ka, selle nurga peaks ju kindlasti siis Kuressaaret nagu eelistama. Aga miks ma ise panen nagu Vaprus ikka sinna nurka? Minu meelest on, kuna Eestis on see tabel on jagunenud nagu nii 2, et need mängud on nii eri tüüpi, siis minu jaoks on Vapruse tabel olemas ainuke sats, kellega on tegelikult tippudel olnud ikkagi väga raske, et kui omavaheline punt neil seal on, siis pilkult öeldes Tallinna Kalev on võimaline vabalt võitma. Mõtleme ausalt, tegelikult on Tammekaga ka tippudel on raske. Kui sa siukse loogika järgi võtad? Jah, okei. Ei olnud mitte ühelgi tipul kerge Tammekaga. Teie mängiste Viiki, Paide kodus 1-0, Flora võõrsil, see oli lõpuks 3-1. Okei, Flora oli lihtsam tegelikult. No natuke lihtsam jah. Levadial ei olnud üldse lihtne, et lõpus, Levadia oli muidugi selles mõttes üle, aga lõpuks Tammeka oli tippudega hästi. No Tammeka, need Kalju ja Levadia mängud olid alguses ka kohe, 2. ja 3. voorust, et siis tegelikult nende trend läks ka ikkagi seal 4. läks totaalselt allapoole. No Tammeka, räägime ikka Tammeka, kes Tammekas, tal on sul 9. Tammeka minu 9. Täna me oleme ikka enam-vähem ühte auku sinuga, aga ma ei tea, mis saab, ma ei usu, et nüüd Valtna toob mingi kvalitatiivse tõusu seal, et Tammeka probleem, ma ütlesin seda algusest peale sulle,
mis sulle, nagu sa oleks oponeerinud, ma lihtsalt algusest peale ütlesin, või see oli mu kahtlus, ütleme, et see disbalanss on kuidagi nagu kahtlaselt, rünnak on super, kui jooksevad, klassi on, löövad ära, aga kaitse on ikkagi nagu väga suur murekoht. Ja kui see rünnak välja ei jää, siis hakkavadki mängud tulema, kui sa lihtsalt võtad välja ja lõpuks ei suuda see rünnak sind ka nii palju päästa, kui sa lihtsalt välja võtad. No täpselt, mis ongi nagu siis kõige nagu, ma ei tea, naljakam või vastuolulisem on see, et Tammekal on ju katastroofi noe algus olnud. Aga kui sa vaatad nagu individuaalseid rankinguid, kes on liiga parim väravvaht, siis on see Aland. Ja parimad ründajad on enam-vähem Koskor ja Bašar. Kuskil seal. No ütleme, selles mõttes ikkagi tipus, kes seal suudavad asju teha, et ülejäänud võistkond, kus me oleme, et ma ei tea, kui sa tood seal mingi, ma ei taha siin jälle, ma paneks mind vangi võib-olla, kui ma siin üks sõnu ütlen, aga kui sa tood väga kahtlase väärtusega Atanda sinna keskkaitsesse ka, et siis on seal oma noored veel, kellel ei ole piisavalt kogemust, siis ongi saadki seda, mida sa siis saad. No hetkel on keeruline, ma ütlen, et ma ei tea, Tammekal nagu paistab siuke, kuidas nüüd öelda, ülemineku mängud paistavad. No seda ma jätkuvalt ei usu, ma ütlen, et kui seal taga nagu tõesti on põlenud ja seda ei saa kuidagi vastu väita, siis ütleme nende ründajate pealt Eesti liigas ei saa, ei ole võimalik, kui nad mängivad hooaja lõpuni ja terved on. Kõik on võimalik. Ei, ma ei usu. Minuks on nüüd huvitav, et kes see peatreeneriks saab, et kes see tooega ei saa ju välismaalt tuua mingit sihukest suvalist venda siia praegu, mul ei tunde nagu reaalne. Ei, väga palju küsimärke on, vaatame, kui me järgmine kord oma jõujooni paika paneme. No loodame vähemalt vormid liitaks üles, et. See oli ka muidugi kuradi, kui ma ütlen, ma lugesin, ma muigesin on pehmelt öeldes, et Tammeka siis mängis võrsilvormidega mängu Kuressaare vastust, koduvormid keegi pätsas ära sepalt. Mul on selle looga üldse nii palju küsimusi, et nagu miks nad kuskil kotis üldse ripuvad seal, mis ripuvad, vaat ei ole, mis nad selles kotis on, staadionil on ju, seda esiteks, mingis mõttes saan aru, et seal on mingid olmeruumid nii, aga nagu sul on esindusklubi, sul on lihtsalt mingid särgid kuskil kotis, teiseks, kes see nüüd võttis, miks ta neid võttis, ma ei tea, see on vähemalt on võõrsilvormidki ja üks küsimus on veel, et okei, kas teil ongi nagu üks komplekt siis või? Ongi üks? Jah, ikka. No jah, okei. No siis ongi kurb. Nii, ja viimane on Kalev, et võistkond, kes saab 2 mänguga 15, kes siis kuhu see ikka paigutad? Jaa, aga vaat siin on jälle see, et nagu me enne ta võib nagu, ta on nagu, miks ta on minu jaoks kindlasti viimane, ta võib nende alumistega mängida, ta saab punkte. Aga see on oluline tegelikult. Ei, muidugi on oluline, aga Power Rankingust ikkagi viimane, sest et lõpuks on ikkagi tema vastu kõige lihtsam mängida keskmisel tiimil. Nõus ja sellepärast ma paningi ise viimaseks, aga kui me võtame nagu Kalev sai 4 punkti sellest esimesest ringist, kus nad said punkte? Kuressaarele panid 4-1, väga selgelt üle, totaalselt teinud 3 punkti. Vappusega Viik võõrsil, tegelikult oldi parem võistkond väljakul, too mäng. Ehk siis 2 otsest konkurenti oleks võinud võita. Tõsi on, et 9 on taga ja 6 on taga ja tõesti nagu tippudel on nende lahti murdmine on ikka väga-väga lihtne. Aga lõpuks kellega sa võitled, su eesmärk ei olegi saada punkti Levadia käest, su eesmärk on saada punkte konkurentsi. Su eesmärk on ikkagi kõigi käest punkti saada, aga. Ei, ma ütlen, tasemevahed on tänavu aasta on jälle sellised, et see, et siin praegu, ma ei tea, Kalju andis Tammekale midagi ära ja hooaja algus Flora andis Vaplusele. Ma ütlen, neid tuleb vähem kõvasti kui eelmistel aastatel. Vot siuksed jõujooned olid täna vaatama, kas me kindlasti me ei jäta meelde. Järgmine kord paneme jälle nullist, aga lihtsalt huvitav vaata jälgidest asja. Järgmine kiirelt äkki esiliigad ka, mis toimub, seal on natuke vähem mänge, sest et lõpuks nad suunavad neid suvesse rohkem, aga Nõmme United on saasunud ikkagi juhtima lõpuks, vahepeal kui nad selle Velkole kaotsid, siis tundus, et mis toimub, aga Nõmme United peaks tegelikult seda liigat ikkagi võitma, see oleks nagu igati loogiline. Ma arvan, et see on nende eesmärk ja nad loodavad seda saada. Kes seal, mis mulle esiliiga Aleksandris siis meeldib, on see, et viimase 6 võistkonna seas on 5 duublit. Vot see mulle meeldib ja FC Tallinn on seal all ka, aga nagu ikkagi iseseisvad klubid nagu Nõmme United, Velko, Elva on 4, 3 on see Viimsi, et nemad on hetkel vähemalt tipus.
mis on kompliment nendele iseseisvatele klubidele selles plaanis, et nad ikkagi on teinud selge sammu edasi ja ma arvan, et siin kõik, kes on neid mänge vaadanud, et tegelikult näeb täitsa heal tasemel jalgpalli juba, et täitsa põnev on jälgida ja ma hoian nagu sellel esiliigal pitku peal, et seal ma ütlen, et ei ole seal midagi nii kindlat, et kuigi tabelis on 4 punkti, on Nõmme Unitedil edu, siis on seal, ma ütlen, et Viimsid, Velkod on võimelised täitsa, kui nad asjad käima saavad veel, see on võimelised täitsa konkureerima selle Premiumi liiga pääsme nimel. Ja seal võib, ja ongi, ega ülemineku mängudes ei tule nagu selles mõttes meeldivat vastast nende seast kindlasti. No ütleme, et samamoodi. Küll tõsi on see, et praegu on see 4 punkti on pärast 7 vooru on vahe ja Unitedil on 2 nagu lihtsalt mängu, siis Velko ja Viimsi mängivad oma vahel veel, et see tegelikult see vahe võib seal natuke suureneda, et Viimsi suutis jah eelmäng natuke ära käkkida Flora tubli vastu üle. Ja esiliiga Pokis on siis Maardu ka, juhib, ühe nad kaotasid, aga 6 võitsid. Ja seal on muidugi see märkimisväärne, et Tabasalu jätkab lihtsalt oma langemistrendi nii totaalselt, et klubi, kes oli veel 2 aastat tagasi Eesti karika poolfinaalis, oli esiliiga tipp, on ju, esiliiga A-tipp. Nüüd on esiliiga Poki täielik nagu heilik. Paide Tuupal oli selles mõttes aru saada, aga peale Maardu on seal tipus veel FI Tartu Kalev minu meelest. Ja Leegion. Ja Leegion, jah. Leegion on ka suke ikkagi vaata meil käis Belov ka, et nad ikkagi ei ole püssi põõsasse visanud on ja et tahavad ikkagi tagasi comeback'i teha. No vaatame. Ja mis on veel, vaata eelmine aasta võitles Jõhvi Phoenix ju välja langemise eest, nüüd on juba 14 punkti ja 4. koht. Et ma ei tea, mille, ma nii hästi ei oska analüüsida, et minu meelest neil nagu väga palju mingit uusi mängijaid ei ole, et kes on märk sellest, et tase langes või nemad kohanesid, ma ei tea. Eks nemad paaka midagi juurde, aga Tabasalu on minu meelest suke karm näide Eesti jalgpallis, mida me tegelikult oleme näinud, nägime Viljandi tuleviku puhul, Rakvere Tarvase puhul, et kui sul see mingi tuumik, amatöörvõistkonnast ikkagi räägime lõppkokkuvõttes, et kui sul seal mingid nii-öelda noored, ma ei tea, pajod ja asjad liiguvad kõrgemale tasemele, mingid head mängijad, siis esiliiga tasemel head mängijad otsustavad ära lõpetada, siis sul neid mängijaid ei pruugi olla kohe asemele võtta. Kusjuures ma mõtlesin, et pärast seda hooaega võib näiteks Viimsil ka, pärast seda, aga pärast eelmist hooaega võib Viimsil sama asi juhtuda, aga praegu nagu hoiavad, nad vist täiendasid mingi legionäriga. Meil on 3 legionäri lausa. Et kuidagi vähemalt nagu nii palju vaata effortit tehakse, et see mingi mott või mingi eesmärk püsiks või mingi tuumik või mingi tase püsiks. No ma tahtsin ei tea, aga ütleme, mulle tundub, et ikkagi Viimsil on ka sellises tasemel, et me saame seal, ma ei tea, kas me saame nagu poolprofi võistkonnast rääkida, ikkagi nagu sellises võistkonnast, kus mängijad saavad ikkagi mingil määral nagu jalgpallile panustada ka rohkem kui võib-olla keskmises kohas, et seal või siis tehakse tõesti, see fanatism on nagu nii suur, aga see on ikka selline nagu professionaalne värk, mis seal tehakse. Just. Ja viimane teema, mis enne puhkuse minekut ma tahaks arutada sinuga, on tegelikult väga paljudel välismaal mängijatel eestlastel, väliseestlastel hakkavad hooajad lõppema. Ma mõtlesin, et võtaks hästi kiirelt ja niimoodi pealiskaudselt, võib-olla kohati diletantlikult ette selle asja. Vaataks peale, kuidas on nagu läinud, millised on nagu, mitte ainult nagu mängija perspektiivis, aga klubi perspektiivis, kus nad mängivad. On, et vaatame, kuhu me jõuame, et võib-olla kuskil võib-olla lähme süvitsi ka, aga lihtsalt vaatame peale. Alustame tippmängijatest, kes on nüüd nagu vigastatud või alles tulevad tagasi vigastusest, siis Valladolid ja St. Pauli on ju. Et kuidas sa siis võtakski neid nagu korraga selles mõttes? Ma arvan, neid on muidugi päris keeruline korraga küll võtta, aga... Ei, selles mõttes korraga, et nad tegelikult lõpuks on ju täiesti erinev tulemus klubidel on ju. Aga samas umbes nagu mängija panus on olnud ju Heinal nagu suurem, on ju, mängis rohkem ja nii edasi ja kuidagi, ma ei tea, vigastud oli ka vähem, aga nagu klubina on Valladolid täiesti läbi kukkunud see hooaeg, et seal minu meelest see nädal nad nüüd mängivad Betisega võõrsil ja kui kaotavad, siis ongi juba matemaatilised šansid läinud. Ja vastupidi, Paulil on selle nädalavahetusel on võimalik ka täiesti ametlikult ära kinnitada. 3 vooru enda lõppu neil on võimalik, kui seal tulemust ei pruugi nii kattuda, aga see on minu jaoks nagu St. Pauli puhul väga, väga hea tulemus, väga kõrge tulemus, neil vahetus ju peatreener, algus oli mäletad päris kehva,
aga ikkagi suudeti nagu, või noh. No enamus hooaega nad on ikkagi olnud selgelt ikkagi selle joone peal, et joone nojah, aga ma räägin, hooaja algus oli päris kehva aga nagu mängitakse okeilt, see rünnak on nagu on, aga kaitse peab ja ma arvan, et see on kõige tähtsam uustulnuka puhul, et kui sul kaitse peab, eks lõpuks rünnak ka nagu järgi tuleb. Et väga vinge, et Karol Mets ja St. Pauli säilitavad koha. Vaat siin ongi see, et paljud võib-olla mõtlevad, et mis seal nii vahet siis on, kui Estlane siin on vigastatud ja see aasta väga ei mängida, aga siin tuleb ikkagi me hetkel muidugi ei tea, mis seisus ja kas seisus Karol Mets nagu tagasi tuleb, aga 95% pluss on tõenäosus, et kui ta profijalgpalli kuskil mängib, siis ta mängib järgmise aastal St. Paulis, et see Bundesligas on ikka väga kõva asi. Ei, muidugi. Eks vaatab, kuhu maandub Karl Jakob Hein järgmine aasta. Vot, siuke värk on ju. Siis järgmine on, ma ei tea, Mattias Käit näiteks. Mul on need nimed kirjas, aga vaatan need, kes meelde tulevad. Mattias Käidil on siis isiklikus plaanis väga huvitav hooaeg, et alguses olid seal mingid uued treenerid, tegelikult tal on nüüd uus treener, et kuidagi hooaja algus võtta ei... Hooaja algus oli Neil Lennon, mis see Celticu legendaarne treener. Ja, oli küll jah, aga ta minu meelest nüüd on viimasel ajal nagu eriti hästi eriti mitte hästi, aga eriti palju mängima hakanud, ta on nüüd kapten. Ja see on ainult rõõmustav uudis, ma ei tea, ma loodan, et kogu aeg loodad vaata, et äkki Mattias liigub kuhugi veel tugevamasse liigasse. Aga Rapid ise on, nagu jookseb kogu aeg lati alt läbi märust, et teist hooaega ikka, et nad nagu on seal tipus, aga nad on, vaata seal Rumeenia liiga on nii, et top 6 jäävad omavahel mängima, nad on kogu aeg 6. vaata. Ja nüüd eile oli veel see suur löök, vaata, et nad kaotasid karika poolfinaalis ka klubile, kes tegelikult peaks nõrgem olema isegi ja ma arvan, et klubi bossid ei ole rahul selle hooaega. Ei, rahul kindlasti ei olda, et selles mõttes jah, sinna championship gruppi nad said nagu tabeli esimesse poolt, aga vaata meil siin kohati on, ma ütlen, selliseid liigasi meil on ikkagi nagu raske hinnata, et okei, me teame, et on Stevad ja Klutšid ja asjad, et aga kus see nagu tasemelt see Rapid tegelikult nagu paberil paiknema peaks, et kui meil siin tõesti, ma ei tea, Hispaania ja Saksamaa liiga puhul me saame aru, et püsime jäämine oli nagu meie mängijate klubide eesmärk väga selge, siis Rapid kindlasti ütleb ka, et nende kindlasti eesmärk on eurokarikatele jõuda ja medalite peale mängida, aga kuidas see nagu tegelikult päris on, seda me tegelikult, ma arvan, vähemalt mina ei oska nagu hinnata. Seda muidugi. Ma lihtsalt ütlen, ma vaevalt, et nad mängisid seal 6. koha peale, ikkagi Rapid on päris suur klubi ja pealinna klubi. Et lihtsalt ütlen, et nad justkui on seal lähedal, aga tegelikult midagi jääb kogu aeg. Mattias enda üle on tegelikult hea meel, kuidas tal on läinud. Võtame, kes meil veel meelde tuleb, Baskotši näiteks on ju. Maxim Baskotši, Šveitsi liiga süsteem on nüüd selline, et see jaotub seal pooleks ja tema klubi on eelviimane tabelis. See viimase vooru kaotus tabeli viimasel oli väga, väga halb. Vist on jah, eelviimast jagavad. Jah, aga vist eelviimane koht läheb üleminekumängudele, viimane langeb otsa välja, et eelmine aasta mängiski Grasshoppers tegelikult ju üleminekumängge. Et Baskotši ise on siuke pigem põhimees, vahepeal seal käib suht tihe rotatsioon, et mõnes mängus ta ongi nagu varumees, et üldiselt mingid Grasshoppersi poolt mingit suurt tasemetõusu ei ole tulnud klubina. Baskotši poole pealt ei oska nagu hinnata niimoodi, ju ikka midagi nagu on. Mingi aeg ma individuaalselt rankingut vaatasin, siis ta oli seal ikkagi nagu põhikoosseisu, ütleme top 10 mängija ikkagi oma võistkonnas. See on hea märk, vaata järjest kuhugi varusse ei ole nagu ära langenud, ta on noor mängija, et see on nagu pigem hea märk ja tema puhul ka võib tegelikult suve ju nagu mingisuguse ärevusega oodata küll. Eelmine suvi ju käisid ju mingid kõlakad läbi, et aga Grasshoppersil selles mõttes on täiesti samasugune hooaeg nagu eelmine aasta, et mingit mängu ma vaatasin ka, vaatasin seda Zürichi derbit vaatasin, siis mul ei jätnud see taseme mõttes mingit head muljet nende esitus ja väljakal ja kehv muidugi toona. Et jah, seal ma oskan öelda, et nende eesmärk on nagu püsima jääda. Kuigi klubi staatus nagu kohustaks enamaks. Järgmine, kes mul meelde tuli, on Märten Kuusk. Et tema siis tõusis selle Katowicega kõrgligasse ja nüüd on Katowice tabeli keskmik. Kindlasti nad ei lange välja see aasta, eurokarikatesse ka ei saa. Super ju, kui sa tõused, ma vaevalt, et neil nagu väga kõrgemad realistlikud eesmärgid seal olid. Kuusk ise on nüüd viimasel ajal pigem nagu varus olnud. See võib-olla ei ole nagu nii rõõmustav meie jaoks, aga ta on ikkagi piisava nagu kriitilise arvu mänge saanud see hooaeg, et teda nagu pidada selleks
ma ei tea, top 15 mängijaks seal klubis. Ei, väga hea hooaeg, noh. Kui nad seal top 10 lõpuks ära võtavad, siis ma arvan, et seal on küll kõik väga-väga rahul. Kokku on 18 klubis. Praegu nad äkki olid mingid... Kas nad mingi 9? Jah, mingi 8 kuni 10 nad seal umbes olidki, et seal on paari punktid vahed või samad punktid, et ei, väga hea. Ei, täitsa kõva ka, et ongi läks selle klubiga üles, on sinna jäänud, on ikkagi sellest, ei ole päris kuskil ära külmutatud või nii, et täitsa tubli poiss. Kuigi ütleme, Poolas on muidugi teada tuntud see klassika, et üks aasta võid olla kolmas ja järgmine aasta viimane. See Poola on küll suke liiga. Võtame Alex-Mattias Tamme nüüd. Et ta küll pole tervet hooaega olümpiaga mänginud, aga nüüd see küll kahjuks vigastada, aga tegelikult mina ütlen, et kui olümpial on mingi teatud punktide see edu, juhib... Ei, no seal on Sloveenia meistritiitel, ütleme, seal maha mängida ei ole võimalik. Mina ei taha midagi ära jinxida, aga põhimõtteliselt kui olümpia võidab, siis mina küll ütlen, et jah, ta on täiesti selgelt Sloveenia meister, ta on oma väravatega panus andnud, 2 korda olist võiduväravad on ju, penalteid teeninud, ma arvan, et ta on mingi 1-2 lisakäiku andnud rünnakul olümpial, et täitsa kindlalt, ei saa öelda, et lihtsalt võeti kuigi rotatsiooni. Jaa, ei, loomulikult, ma arvan, alustas ju väga edukas. Lisaks, ma segan veel selle vahele, et see päev, kui me salvestame, siis neil õhtul on ka Sloveenia karika poolfinaal, Alex-Mattias ilmselt on vigastatud see päev on ju, aga võivad ka karika finaali saada. Mäletan, kui kaua ta tagasi sai vigastada, ta pidi mingi 2-3 nädalat pidi väljas olema. See on mingi 1,5. Ühesõnaga, siin üleärmine nädalavahetus on suur mäng Mariboriga ka kodus, et kus äkki on ka võimalik juba mingi ära otsustada, kui siin tulemused nagu õigesti jooksevad, et ei, ma ütlen väga aus, et Sloveenia liiga on ka see, et neid mängima seal algul paatsid päris palju, et paljud need alumised satsid jätsid mulle siukse ikkagi Eesti nii-öelda liiga taseme, ütleme Eesti tugeva klubide taseme mulje, nende vastu ta sai väga kenasti hakkama, et võib-olla natuke mäng füüsiliselt parem, aga et väga aus igas mõttes. Kui ma kunagi olen lugenud mingite skautide intervjuusid või nii, on olnud arvamus alati, et Sloveenia liiga suur eelis on see, et see on nagu Kesk-Euroopale hästi lähedal, Itaalia turule hästi lähedal, et siin seda jälgitakse sealt kandist väga pingsalt nii-öelda. Ja Eesti liigat jälgitakse Bundesliigast. No näed, nii, kes meil veel, Potjevis on meil lõpetavad Igonen ja Joonas Tamm. Igonen on varuväravaht, see on selge on ju, terve hooaeg põhimõtteliselt olnud, aga Joonas Tamme hooaeg on ikka siuke karussell, et vahepeal oled välja külmutatud, vahepeal oled varumees, vahepeal oled põhimees, nüüd viimasel ajal jälle ongi põhimees on ju, aga Potjev alustas hästi hooaega, oli nagu, Ludo Goorits on seal meister, see on selge, aga ta oli nagu ülendest nagu kõrgem oli teine, siis tuli väga halb seeria, nüüd nad on seal 4.-5. Šansid eurokarikatele endiselt on elus, aga seal on vaata Vene omanik. Seal oli äkki vist mingi 6 punkti vahet, see pigem oli ikka keeruline minu meelest. Seal on vaata Vene omanik ja seal tuleb vähe halvem seerias, tuleb alati mingi omaniku video, kuidas ta ütleb, et ma ajan kõik korda vaatab fännid, et ma ka ei ole rahul tulemustega, kogu aeg ma vahepeal jälgin seda. Et see on avatud suhtlus, väga okei, Ei, aga ei, ma ütlen, minu meelest on see Joonas Tamme hooaeg ja see Potjevi hooaeg on ka minu meelest Bulgaaria klassika olnud, et seda ma oskan öelda, et seoke võistkond nende finantsvõimekuse juures Bulgaarias nad peavad tulema ikkagi selgelt medalile. Seal pannakse ikka sitaks raha alla. Et see on, ütleme, Ludo Goorits muidugi on jõukam, parem klubi, et sellega võib-olla konkureerida on keeruline, aga teistega seal kindlasti nad on seal top võistkond, et ei saa kindlasti rahul seal olla. Võitab ka, kas Joonas Tamm jätkub seal või mitte, see on sööke huvitav küsimus. Joonas Tamm, ta on tegelikult ju 33 saab või? Arvan, kas tal mitte leping läbi ei saa, et ta tegi 2 aastas äkki seal või? Vist tegi jah. Ja ongi 2 teine hooaeg ju saabki läbi, et siis tegelikult on väga huvitav, sest või äkki vist oli 3 aastat lausa. Mõtlesin, et miks ta seal Rumeenias jätkanud, et seal sai minust pika lepingu. Aga ma ei oska praegu tõesti öelda, minust oli pigem 2. Aga kui 3, siis saab veel 1 aasta, ega selles mõttes ma arvan, et palk on hea, et mis ikka nagu... Kindlasti palk on korralik, jah. Nii, läheme korraks Euroopast välja, Henri Anieril hakkab hooaeg läbi saama ja see aasta Le Mans Warriors siis ei ole nagu nii dominantne, nagu ta oli eelmine aasta, aga ikkagi tiitlimängus sees veel ei oska üldse hinnata, mis on, ma arvan, et see on see, et nad juba peatreeneri vallandasid näitab, et hooaeg on hetkel nagu pettumust valmistuv, mängiti ka seda asja mingit Euroopa liiga turniiri nagu sukest on ja seal saadi vist 1 punkt või 0 punkti, ma mäletan täpselt, et ei midagi erilist.
Anieril individuaalselt ka nagu pigem kehvem hooaeg see aasta on ju. Aga samas võib tiitel vabalt ära tulla, võib karikafinaalis ollakse. Karikafinaal on 1. mai. Tahtsin öelda, et kõik vaatab, aga pigem mitte. Hongkongi TV ei kanna meil üle õnneks. Et ma ei tea, selles mõttes, ma arvan, et Anieri isiklikus plaanis kõik jumala hästi, tal on nagu, saab 35 aasta Aasias, finantsiliselt teenis ka normaalselt ja noh, saab tegelikult regulaarselt mängida. Koondist ka esindab, et mis ikka tahad? No jah, seal ongi see, et mees naudib elu seal, las olla, aga ütleme nagu jalgpallise poole pealt, ma ütlen ausalt, mul tegelikult on nagu täiesti ükskõik lihtsalt. No, ma ütlen ausalt, ma isegi ei viitsi nagu neid mingid Hongkongi värava highlight'e vaadata, et minuks need kõik, mis jääb ikkagi nagu Euroopast välja, mingid Kuveidid ja Hongkongid, et ma ei tea, see on võib-olla minu enda traagika, aga nagu jalgpallifänni seisukohalt no absoluutselt ei kõiguta, et kas ta seal on vähemalt selles mõttes parem, seal on ikkagi vähemalt mingid fännid nendel klubidel, seal on vähemalt vaata nagu mingid Araabia riikides pole fännegi, vaata no, Kuveidi ma arvan, et Antonovil ja kuradi Vašuki seal pole mitte sittegi, noh. Nad lihtsalt saadki raha, treenivad, lähevad mängivad ära ja lähevad koju, noh. See on, et seal mingi see teema on, aga selles mõttes ma olen sinuga nõus, aga mind ka Aasia ja võib-olla ka Põhja-Ameerika, aga mind ka nagu selles mõttes nii väga ei mingid suured liigad, noh, pilgu tõdes, kui meil seal mängijad mängiksid, ma ei tea, kas see Saudi-Araabia seal kõrgliigas või ma mõtlen ausalt, mind mitte, et ma kaasa elaks, aga ütleme, see on nagu hea tase, sa tead, või Jaapani liigas või Lõuna-Korea liigas või kus iganes, või siis tõesti, ma ei tea, okei, Kanada liiga on mingi lambiliiga, aga ma ei tea, mingi Mehhiko liigas või mis iganes, et noh, need asjad ikka... No jaa, aga see ikkagi ei tõmba kuidagi ikkagi nii Euroopa kesksed, et me isiklikult vähemalt olen nii Euroopa kesksed midagi, et... No minu jaoks on see probleem, aga noh, see on, jällegi ma olen arvamusel mitte nagu asju konkreetselt teadmata, aga me räägime nagu sellest, et mingi eestlane lööb tegelikult isegi nagu Eestist ilmselt nõrgemas liigas väravaid, et kas see mind nagu siis peaks, ma ei tea, kuidagi, ma ei tea, mingit vaimustust tekitama, et kui Henri Anier lööb siin Paide eest, lööb Tallinna Kalevile väravaid, noh, siis tegelikult kedagi väga ei koti, noh, et... lõpeta ära, ole nii sapi. Aga nii lihtsalt on, noh. Ole nii sapi. Ei, ma ei ole sapi. Mind küll rõõmustab. Ükskõik, kui Komissaarovale Leedus ka värava. Siin ongi see, et mina hindan rohkem seda, kui eestlane lööb Eesti liigas värava, võrsus, kui tase on umbes sarnane. Aga see nagu ütleme, Komissaarov lööb Kalju eest värava, ma ei tea, Narva Transile, no palju see inimesi see kotib, kui Kalju fännid ei ole. Eesti avalikust. No, ausalt on see ei kotti mitte kedagi väga. Aga kui ta lööb Šiaulai, mis on umbes Kaljuga võrdväärne tiim, lööb seal mingi värava, no siis on jube äge, et eestlane või värava. Minu arust on seal... Keegi ütlegi, et see on äge, no. See ei peki äge ole. Ega inimesed elavad kaasa sellele ikkagi. No see elavad väga hea ju. No minu arust on lihtsalt kahe persega värk on see. No aga mis asja reisk, et mis signaali me siis anname, et kuradi sa nagu iga oma mängu väravaga tegevusega esindad Eesti riiki, aga mul on teed pohhusust. Anname signaali, et ka Eesti liigas väravalöönud mängijad väärivad tunnustust, mis iganes. No väärivadki, küll nad saavad oma tunnustust väga palju, sest nad on siin kõigi ees. Aga seal nad on üksi, toeta inimesi. Ei, toeta võib ikka, muidugi kõik on tubli, aga ma ütlen selles mõttes, et see ei ole nagu nüüd mingi selline asi, et jube kõva sõna või mis iganes. No kahjuks meil ei ole Itaalia koondis, kus me ei pööraks ilmselt tähelepanu sellistele mängijatele, kes mängivad Hongkongi liigas, aga näed, meil on selline tase. Vot, ma vaatan korra üle, me kõik ju loomulikult mainime lihtsalt ära, et Jakovlevil Šapovalov lõppes üldse hooaeg ära. Šapovalov, et ma nägin Flora Paide mängus tribüünil koos isaga, et välja ei langenud oma klubiga. Tubli. Jakovlev vist ongi viimane voor neil nüüd see nädalavahetus. Nad tõusta ei saa seal, jah? Tõusta ei saa, jah. Et see on ka ilmselt pettumust valmis. No, mis seal ikka jätkab. Sinjavski, kes nüüd ei jätka Slovatskoga. Sinjavskist me oleme rääkinud, aga Slovatsko jaoks on väga pettumust valmistav hooaeg. Nad on seal... Nad vist, pigem nagu ei lange, aga nad on seekord ikka eurokarikatest väga palju kaugemal. Nad on olnud ikkagi see tiim seal top 6, top 7 tiim, nüüd nad on nagu... Nemad jäid siin alumisse poolt, jah, kui Kreida tiim sai isegi nagu tabeli ülemisse poolt. Ja Kreida tiim on, palju nimetada seda Kreida tiimiks. Aga ei, kusjuures see on jälle minu meelest nagu näide, et Kreida mängib tegelikult Tšehhi esiliigas. Küll ta mängib nagu duubli eest, aga ta mängib Tšehhi esiliigas. Kui me võtame nagu neid Eesti standardeid, siis tegelikult Tšehhi esiliiga on täitsa... ilmselt korralik liiga, ütleme, premium liiga, ma arvan, on mingil määral nagu võrreldav liiga, et selles mõttes, et ta ei ole nagu kuskile, ma ei tea, see, et ta esindusest ei mängi, jah, on tõsi,
aga mängib siiski jalgpalli nagu enam-vähem korraga Mängib tasemel. tubli, mis ma ikka oskan öelda. Meil tegelikult on paar naist ka välismaal, mis minu jaoks tooks lihtsalt huvitavad asjad välja, et tegelikult tasub kõiki jälgides, sa näed huvitavaid formaate teistest riikides. Tead, kuidas Ungaris meistritiitel välja mängitakse või? Tead, mis formaat? Play-off'is. Seal on niimoodi, et seal on liiga formaat on ju. Ja siis esimesed 2 mängivad omavahel play-off'i. Nagu see on nii huvitav lahendus, et ongi, sa pead kas esimesel või teisel olema ja siis tuleb mingi suur finaal nendel omavahel. See on nagu siuke mingi Ameerika ja Euroopa spordi segu, et põnevust kruvida. Jah, et vaata, Ferencvaros on siis naiste liigas seal mingi miljon aastat tulnud meistriks, seepärast Innas Lidnis on viimati ka Kubassov on seal nagu saanud tiitlid, aga nüüd on Ferencvaros 3. ja suure tõenäosusega see isegi finaali vaata. Et pettumust valmist hooaeg jälle on ju. Okay. Ja siis Liisa Merisalu ei tõuse tõenäoliselt, nad mängis Taani esiliigas, ta oli top 2 tiimis, aga seal on siuke mingi loogika, et mingid viimased 4 vist kõrgliigast ja esimesed 2 esiliigast teevad omavahel mingi liiga formaadi veel. Et seal nad mängivad mingi 10 mängu omavahel ja pärast 4 on ainult 2 punkti Merisalu klubil, et jäävad esiliigasse. Ja siis Austrias, kusjuures Austrias vaata, meil on laskis 3 naist ühes tiimis, Räämet, Volkov ja Teern, ja siis neil oli nädalavahetusel derbi. Kurat, naljakas tegelikult vaadata, mitte naljakas vaadata, et me väga tihti ju ei näe, et nagu vaata Eesti naiste jalgpallis ei ole mingit derbit, ei ole isegi Levadia Florat, Kaljut ka ei ole, et saaks Floraga pidada praegu vähemalt. Ja tasemevahed on nii suured, aga seal oli ikkagi kuradi esiteks juba nädal aega enne hakkasid mingid videod tulema sotsmeedias, ma jälgisin, kuradi kutsuti ja nii, ja siis see läks nii see, nagu päev enne ja mängupäeval olid nagu meeste tiimi need kutsusid fänne, davai tulema naisi vaata toetama, nii, see oli nagu suur mäng. Aga palju rahvast tuli siis ka, tead seda ka? Ma nägin mingid klippe, selles mõttes ei saa öelda, et mingi 40, ei, seal oli... Ei, ma ei mõtlegi, ma mõtlen mingi 5000, mis iganes. Umbes tribüün, millega võrrelda reisk. Umbes nagu Velkose tribüün oli siuke 3 täis võib-olla. No siis ikkagi mitte liiga palju. Mitte liiga palju, jah. Aga see 0-0 ja nad seal lask võitleb seal ellu püsimajäämise nimel, neil on vaja vältida viimast kohta hetkel, nad on viimased, aga nad on alates Eesti naiste tulekust ikkagi neid punkte saanud ja ma ise arvan, et nad ikkagi jäävad püsima, ma loodan. Sest et tegelikult 2, minu arust Teern ja Räämet tulidki sinna ju tegelikult nagu mingite lepingutega või nagu püsivalt Volko on seal laenulepinguga, et... No need lepingud on nagu selles mõttes aasta lõpuni. No kindlasti jah, aga kui hästi läheb, siis on tõenäoliselt sinuga pikendatakse selles mõttes. Tõsi. Vot. Ja ongi kõik vist... Huvitavatest süsteemidest tegelikult veel... Mina näiteks ei olnudki kursis sellega, et näiteks ma vaatasin eile just huvi pärast, kuidas seal Itaalias see süsteem on, vaata Georgi Dunjov meil lõi ka siin kolmapäeval lõi ilusa karistlöögi värava, et seeriad sees nad olid ka mingi omad tsoonis mingi 7. kohal. Seal on ka mingi väga veidr. Seal hakkab play-off oma vahel ja siis mingid võitjad. Et nemad alustavad seal pilkudes mingi esimesest ringist, need, kes seal on seal, ma ei tea, mingi 3., 2. kohal, need tulevad hiljem mängu, et... Ja see, kes kõrgema koha sai, mängib kodus selle mängu ja siis see oli eelmine aasta täpselt samamoodi, et kui ta Spallis oli, mitte eelmine, üle-eelmine ja siis oli ka, et oli vist Spall või ta oli Pescara, Pescaras oli eelmine aasta. Tema klubi tahtis väga tõusta, aga siis play-offi mingi esimeses mängus saadi kotti midagi sellist. Et väga põnevad asjad. No. Vot, ma arvan, et täna tuli 2 sukest suurt ülevaadet meie Premier League'ast, meie väliseestlastest, loodame ennekõike, et vigastus ei oleks, et kõik muu tulemus mõnikord on, mõnikord ei ole, aga tervis on see, mis on tähtis. Ilma terviseta kahjuks mängida ei saa ja esindada meie riiki uhkelt. Vot, et selline episood järgmine nädal, nagu ma ütlesin, on külalisega, on ka seotud naiste jalgpalliga päris tugevalt. Ja ise tulen siis, ma tulen selle päeva hommikul, kui mängib Kalju Levadia ka Hiiule, äkki ma jõuan isegi sinna mängule. Väga suured mängud. Teil on väga suured mängud. Ei, kusjuures eelmine kord, kui see Hiiul oli Kalju Flora, siis ma ütlesin, et väga suur mäng on, siis see pühapäev on Kalju jaoks on kõige, see on jällegi... No järgmised 2 mängu, mõtle, järgmised 2 mängu, kui Kalju kaotab nii Levadiale kui Florale, siis on ikka, siis te hakkategi põhimõtteliselt 3. ja 4. koha peale ainult võitlema, seal ei ole mitte... Ei, siis me võitleme siin 3. koha peale, aga siis ma ütlen, seal on hooaeg läbi, siis reaalselt
praegune. Sa ei saa öelda läbi, sest te peate Transi ikkagi edestama. Ja ei, ma ütlen sellest nagu medalimäng on nagu läbi, et praegusel hooajal ma ütlen, et see punkte nagu esimesed ei kaota alla väga palju, et kui sa need omavahelisi mänge, kui sa oled juba neid kaotanud ja sa jääd neid veel kaotama, siis midagi head ei ole, et sul oleks Flora kaotusega 7 punkti vahe, kus sa siin tagasi teed seda. Ja rääkides tulevast nädalast, ma väga ei kadesta Tammekat, kes peab nüüd Levadiaga mängima, kes ilmselt seal enne mängu võib-olla külastab ka keegi Viktor tiimi. Väga tõenäoline, ma ei tea. Jutud käivad, et külastab. Vot, aga aitäh teile, et kuulasite järgmine reede kell 11, nagu alati memberid saate ka esmaspäeval juba järgmise kuulata. Teiega olid Ivan ja Maarjo ja head jalgpalli meile. Tšau.